No tšau, suvi on käes, päike lõõskab väljas ja ma mõtlesin, et mis oleks parem, kui saaks suvel natuke grillida. Aga selle jaoks, et saaks grillida, võiks nagu ideaalsed kuklid olla, on ju. Teeme burgeri kukleid. Nii et samamoodi nagu ma kasutasin oma vastlakuklite videos, siis ma teen ka seekord gluteenipasta ja see on hästi lihtne. Natuke piima, natuke vett ja jahu. Nii, kogu lugu. Ma segan ta kohe läbi ja kuumutame läbi. Nii, ja me kuumutame teda siis nii kaua, kuni ta pakseneb ja läheb sõna otseses mõttes paksuks pastaks. Et see ei võta tegelikult väga kaua aega, aga jällegi samamoodi nagu vastlakuklite videos, see on hästi oluline etapp. Nii, ilusti sellisel keskmisel kuumusel ja segad kogu aeg. Nii, ja näed, juba hakkavad tulema siia kerged tükid sisse, pakseneb. Ja kui terve mass läheb lõpuks kokku, siis on valmis. Nii, natuke veel. Nii. Ja näed, nüüd katab põhja ära ja on vispli küljes. Kuumus välja. Valmis. Ja siuke see pasta ongi. Nii, nüüd ta jahtub. Samal ajal saame edasi liikuda teiste asjadega. Ma võtan endale kannu ja panen kannu sisse piima. Piima puhul siis mina kasutan täispiima ja kui enamus ütlevad, kuumuta ülesse, soojenda ülesse see piim, siis mina ei viitsi seda teha ja valan kuuma vett sörtsu peale. Ja see soojendab juba selle ülesse ja ongi kõik. Nii, siis ma panen siia suhkrut ja paneme ka kuiv pärmi siia sisse, et saaks hakata pärm vaikselt arenema. Ja siis ma võtan ühe lusika ja ma segan ta lihtsalt korraks läbi. Nii, ja nüüd suhkur, piim, pärm, kõik saab areneda. Jätan ta natukeseks siia kõrvale. Aga liigume edasi. Mina kasutan siis tavalist 550 tüüpi jahu. Ma panen siia soola sisse ja ma lasen ta korraks nii-öelda tööle. Et ma nii-öelda vispeldan selle jahu läbi, et saada natuke õhku sisse ja et saada ka natukene seda segu ühtlasemaks, et kui siin ongi mingid suuremad tükid sees, siis see lihtsalt laguneb ära. Nii. Väga hea. Super. Nii, mis meil see pasta siin teeb? Väga hea. Pärm ka. Ma olen nagu mingi crazy teadlane siin, lihtsalt segan erinevaid potikesi. Nii, aga kui meil pärm on saanud selline umbes 5 minutit seista ja sa näed, et siia peale hakkavad siuksed kerged mullikesed tulema, siis on tegelikult ka pärm valmis. Siis ma valan ta siia sisse ja seguneb ilusti meil siia taignasse. Nii, siis järgmisena kohe toasoojad munad siia sisse. Jällegi toasoojad, et mitte seda pärmi maha jahutada. Nii, väga hea. Ja mida sa siis selle taigna puhul ootad, on see, et
ta jääbki natuke nätske, ta ei tohi olla täiesti kuiv, sellepärast et kui ta on täiesti kuiv, siis noh, sa ei saa seda väga nii-öelda head ja mõnusat kuklit siit. Nii, sa ootadki, kuni ta ilusti sisse seguneb. Nüüd sa näed, taigna klomp hakkab vaikselt siia nii-öelda moodustuma. Nii, ja kui ta on meil siis siin ilusti läbi segunenud, ma võtan korraks selle vispli siit ära ja ma panen kogu selle pasta siia sisse. Seda pastat ei ole siin palju. Nii, ja kui see on siia sisse lisatud, siis paneme ta uuesti mikserdama ja laseme kogu sellel gluteenipastal siia sisse seguneda. Nüüd, kui gluteenipasta on sisse segunenud, siis meil on vaja ainult veel või sisse panna. Ja siis me lisame selle sama toasooja või, mis on siin, läheb ilusti siia segunenud taignasse juba, mis ongi nii-öelda viimane koostisosa. Ja siis segame sellega siia ilusti sisse ära. Ja nüüdseks on ta siis saanud umbes 5 minutit sõtkuda. Ta on ilusti ümber selle nii-öelda kruvi keeranud ennast, ilus taigen. Ja nüüd sa tunned, ei jää enam käe külge kinni, siis on kõik väga hästi. Tegelikult sa näed, ta on siuke suht nätske, siuke suht vedel, aga kui ta on õige siis, kui ta ei hakka käte külge, siis ma tõmban ta siit kruvi küljest ära. Nii. Nüüd, kui sul midagi jäi käe külge, kõige lihtsam viis nagu sellest lahti saada minu jaoks on see, et lihtsalt rullid teda ja siis lihtsalt käed tulevad puhtaks ja kõik see üleliigne taigen tuleb siia samasse näed sisse. Väga hea. Ja nüüd me paneme ta eelkergitama. Me paneme siia rätiku peale ja soojas kohas, noh, suvel on nagunii kõik soe, ei ole vahet, kus sa kergitad teda, umbes tund aega eelkerkib ja siis liigume edasi. No nii, et meil siin vahepeal oli toas päris külm, praegu ma tunnen päris palav juba, aga ma vahepeal viisin oma taigna õue kerkima. Ja siis vahepeal lendas sealt rätik pealt ära ja ma loodan, et keegi seda söömas vahepeal ei käinud, nii et eks me näe, mis siin all üllatuseks meil on. Nii et 3, 2, 1. Ma ei tea, kui te praegu nagu siit ülevalt vaatate, mida see teile meenutab. Oh my god, see ei ole tahtlikult tehtud. See on sõna otseses mõttes pepu ju. Nagu sõna. Oh my god. Tõesti haige. Okei. Nii, peksame ta kokku. Ta on natuke nüüd pealt ära kuivanud, kui rätikut vahepeal peal ei olnud. Aga kui sa tahad kaaluda, siis sa võid kaaluda. Mina teen umbes siuksed 125 grammised kuklid, aga kui ma juba tean, et mul see taigen on selline, siis ma lihtsalt lõikan ta 4 võrdselt ja siis ma saangi kõik kuklid selle sama nii-öelda 4 jaotamisega juba võrdsed. Et ma lõikan ta lihtsalt pooleks ja siis ma võtan ta siit ära. Nii, siis ma natuke teen ta lapikumaks ja ma võtan sibulahelbed. Kui sa ei taha sibulahelbeid kasutada, sa ei pea seda tegema. Minule meeldib enamus burgerite puhul, et siin on need sibulahelbed. Ma raputan neid siia vahele lihtsalt. Niimoodi parasjagu. Ja taon nad kinni ja siis keeran ta rulli. Et siis nad oleks ühtlaselt ümber terve selle nii-öelda kukli. Ja siis ma hakkan keerama neid siia alla. Et ma võtan oma pöidlaga ma surun alla, samal ajal näppudega tõmban pealt ja siis ma saan ta ilusaks selliseks ümaraks pealt just, et oleks üks ilusa kujuga. Siis ma natuke laua peal teda pallitan, et oleks siuke ilus. Ja nüüd sa näedki, ilus ümar kukkel ja jahu mul ei olnud vaja üldse kasutada. Et kui sa tunned näiteks, et sinu puhul taigen võib olla natuke liiga
nätske, siis sa võid kasutada ka jahu, et paned natuke jahu alla ja jahu abiga siis teed nad kõik ilusti ära. Ja nüüd jällegi see, kuidas sul pallitamistehnika on, see on kõigil nii erinev. Et mõni teeb laua peal, mõni teeb jahuga, mõni rullib peopesade vahel. Mina kasutan meil sellist tehnikat, mis on sarnane sellega, mis ma laual teen, aga ma tegelikult ei pea teda laua peal tegema. Et siis ma hoian lihtsalt nagu, ma surun, ma näitan siis, kui ma selle ära panen nüüd. Nii, jällegi ilus kukkel. Siis ma panen ta jälle siia peale. Et ma lükkan oma nii-öelda peopesa siseküljed kokku ja siis ma nühin nii kaua, kuni see pall moodustub täiesti ilus ja ühtlane. Minu lemmikmeetod on ikkagi see, et ma surun ta pöidlaga siia alla ja siis ta läheb pealt ilusti ühtlaseks, kuna ma tõmban nende sõrmedega teda nii-öelda allapoole. Nii, ja siis jälle kas laua peal, peopesade vahel, kuidas iganes sa teda rullida tahad. Nii, jälle ilus ümar. Läheb ta siia küpsetuspaberile. Ja viimane. Ja noh, kui see pärast vaatad, et ma saan neid kuklid valmis ja sinu jaoks on need ilmselgelt liiga suured, siis sa võid teha vapsi ükskõik mis suuruses. Ma olen teinud 40-grammiseid kukleid, ma olen teinud 60-grammiseid kukleid, 70-grammiseid kukleid, et seal ei ole vahet, kui suuri sa teha tahad, lihtsalt vaata, et sa neid üle ei küpseta ja nad liiga kuivaks ei lähe. Aga noh, mõnes asjas ma võin tunnistada, ma olen laisk. Ma ei viitsi seda sama taigent nii-öelda väiksemate koguste või väiksemate grammidega teha, sest ma tean, et ma pean muidu nii palju neid tegema. Ja lõpuks, kui ma teen selle 125-grammise kukli, siis ma söön ühe ära ja mul on kõht täis. Ja sellest mulle piisab. Ja kui sa tunned, et nendest ükski ei ole nagu väga sinu meetod, siis sa võid panna ta veel peopessa ja teha nagu, sa hoiaksid nagu tennisepalli käes. Hoiad seda peopesa niimoodi, teist samamoodi ja siis sa rullid neid kahe peopesa vahel. Sa ei lükka sõrmi täitsa nagu kokku, aga natuke niimoodi laiali ja siis pallitad teda niimoodi. Ja siis kaks nii-öelda peopesa teevad sul siukse mõnusa mäekese sinna ja siis kukkel on sul nende mägede vahel. Nii, nüüd kas sa siis surud ta natuke lapikumaks, mina kasutan sõrmi, vahepeal kasutan klaasi, aga lihtsalt surud, surud, surud ja surud. Ja vahepeal ma surun teistpidi ka, et saada nad ilusti ühtlaseks, et neid sõrmejälgi nii palju siia sisse ei jääks. Nii, ja nüüd lähevad jälle kerkima. Et oleneb, kuidas nad kerkivad, et siuke 20 või 30 minutit kuni tund võib jälle minna, oleneb jällegi sellest, kui kiiresti sulle nii-öelda need kerkivad, et kui sul on toas külm, siis läheb kauem, aga jällegi oluline on see, et sa eelkergitad ta korralikult, et ta küpseks ka korralikult. Nii et rätik peale ja lähme. No ja nüüd ma arvan, et need on natuke kerkinud, sellepärast et tundub, et siin on päris suured siuksed muhud üleval. Nii et vaatame, mis siin siis toimub. 3, 2, 1. Purks! Okei, see on nagu burgerite goals nagu. Nii et võtame nüüd ühe muna ja määrime nad munaga ka kokku. Ja siis ahi on mul juba sooja pandud. Ahi on mul 180 kraadi peal ja ülevalt alt küpsetus. Okei, mul näitab praegu 177. Kohe saab täis. Aga määrime nad korralikult ka munaga kokku, et nad ikka ilusti kuldpruunid tuleksid. Ja nüüd, kui nad on ilusti kerkinud, siis nad ei tohiks hakata ka siit alt nii-öelda selle nii-öelda põhja ja kukli osa vahelt nii-öelda siis lõpuks paisuma. Et kui nad hakkavad lõpus veel ahjus paisuma, siis nad hakkavad siit nii-öelda siit kohas, kus ma just nii-öelda silun teda, hakkavad nii-öelda pragunema. Aga kui nad on ilusti eelkergitatud ja on korralikud, siis ta on juba seest pehme, mõnus ja ta on nagu, ütleme ausalt, ilus vaadata ka.
nii, ja kui nad on siis määritud, siis ma panen, mulle meeldib kasutada 2 värvi seesamiseemneid. Sa võid kasutada 1 värvi seesamiseemneid, sa võid kasutada üldse mittegi neid. Sa võid panna päevalilleseemneid, kõrvitsaseemneid, täpselt seda, mida sa tahad. Või jätad lihtsalt paljaks. Teed siuksed naked bunsid. Räägin päris palju inglise keeles millegi pärast. Ma ei tea, inglise keeles kõlavad enamus asju paremini. Andke mulle teada, kas ma räägin liiga palju inglise keeles või ma räägin just piisavalt. Ja vaadake seda kontrasti nüüd, et mustad on. Oh. Nii nunnud. Oh my god. No nii, parem kui Mäkis. Tavai, nüüd viskame ahju. Ahjus nad on siuke 10–15 minutit. Oleneb jällegi sinu ahjust. Proovi jällegi vaadata seda, et nad oleksid pealt ilusti kuldpruunid. Ja selleks ajaks tegelikult, kui nad pealt ilusti kuldpruunid on, siis nad on ka tegelikult seest valmis, nii et sellega on korras. Viskame ahju. No nii, meie purksikuklid on valmis ja peaks vist ahjust välja võtma või? Võtame välja või? Okei, võtame välja. Tavai. Nii. Issand, kui nunnukad. Nii, nunnine niid. Nii ilusad. Oh my god. Siis ma tahaks nagu lõigata kohe, aga kuidas ma lõikan neid? Kindaga või? Mis see kinnas? See rätikuga või? Ma võtan siis rätikuga. See on imelik on rätikuga võtta. Mul on sepakäed äkki. Kannatab küll. Issand, kui ilusad. Issand, see on nagu kulda väärt ja vaata, kui kuldne see on. Ja vaata, bouncy. Nii vetruv. Okei. No ma lõikan teie hüvanguks nagu ühe pooleks ka. Vaatame siis, kuidas välja tuli, ega ma ka ei tea. Nii. Oh my god. See lõhn, see sibul siin sees ja vaata nüüd, vaata kuidas vetrub. See tuleb nagu kohe tagasi, see on nii väike, nagu see on nagu, ma ei oska isegi kirjeldada seda. Ja siin on need sibulatükid sees. Issand, kui mõnus see on. Teate, ma tean, et ma peaksin küll purksi sellest tegema, aga ma ei saa, ma pean võid võtma. Ma proovin lihtsalt nagu endale võid teha. Ma teen ühe võisaia lihtsalt, see on praegu soe nagu röstsai. Võtame natukene võid siit. Lõikame selle, määrime siia. Või võiks ka soe olla muidugi toatemperatuuril. Mul oli muidugi külm kapis praegu. Raske on niimoodi määrida. Võt see on see tänapäeva probleemid. Mul ema hoiab muidugi toa soojas kogu aeg võid. Nüüd ma saan aru, miks. Kui sa teed ühe hea pehme saia, siis on hea määrida. Oh my god. See on nii hea. Oh my god. Ma isegi ennast üllatasin. Okei. Teate, ma esitan teile väikse väljakutse. Andke mulle siin samas all kommentaarides teada, millist purksi te tahate, et ma teeksin sellest ilusast saiakesest. Kas veiselihaga, kalalihaga, kanalihaga,
ma ei tea, vegan, mida iganes. Andke mulle teada ja vaatame ja kohtume juba varsti jälle, on ju. Davaiks, tšau!